No nii, täna on pühapäev ja 12. kuupäev, 12. veebruar ja mina olen ikka siin Airbnb's, mul hakkab juba vaikselt juhe kokku minema, sest see paigalolek on lihtsalt nii tüütu, ootan ikka oma auto parandust, auto peaks saama korda kas homme või ülehomme, et loodame, et peetakse sõna ja et arve tuleb ka nii, nagu öeldi, mitte et seal ei tule veel mingeid lisasid. Ja et ajaline tähtaeg ka nagu toimib, et tõesti esmaspäev, teisipäev on see aeg, kui ma saan auto kätte. Airbnb on mul kuni teisipäevani ja pikendada ma seda igatahes ei kavatse, et kui ka autot ei saa, siis ma lihtsalt magan autos, et see autotöökoda juba algselt ütles, et on võimalik teha niiviisi, et nad õhtuks lükkavad auto välja. Aga et siis selle nädala esmaspäeval läks auto parandusse, teisipäeval nad tahtsid juba võtit, ma ei tea, kas siis see varuosa jõudis varem või ma lisaküsimusi ei esitanud, sest mida need küsimused ikka paremaks teevad, ega need tööd ei kiirenda. Aga see pisike linnake Konill on ilus, tore, vahva, aga ta on mul juba igatepidi läbi jalutatud, sellepärast et ma pean koeraga 2 korda päevas väljas käima. Ja siis ikka võtab iga kord erineva raja ja erinevad tänavad. Täna me käisime pikalt rannas ja see video ongi siis siin tänane jalutuskäik. Et see rannaala on ikkagi väga ilus ja mul on hea meel, et ma leidsin ka vanliferite pesa ja surfarite pesa seal ranna lõpus. Tüüpilise eestlasena ma mõtlesin, et alustaks ka pühapäeval hommikut vaadates Hommik-Anuga saadet, sest mul on siin wifi ja internetti on piiramatult käes. Ja siis ma mõtlesin, et küll Tuuker kannatab selle tund aega ära, aga tuli välja, et ei kannata, nii et ta kuses mul lihtsalt toa täis. Viskasin siis käterätiku sinna peale, sest seda oli ikka omajagu. Ja siis edasi mõtlesin, et viskaks kogu selle värgi nüüd siis pesumasinasse, aga pesumasinas oli pesu ees ja see on seal siiamaani ees, kuigi nüüd on kell juba mingisugune 4 ja see noormees, kellega ma seda korterit jagan, et tema on kusagil ära, nii et tuleb oodata. Et jah, hommik algas ühesõnaga juba nagu vahvalt. Jalutuskäigul oli ka väga tore, kohtas erinevaid koeri. Ja siis juhtus ka midagi sellist, mida ma ei osanud oodata. Nimelt üks koer hüppas Tuukrile näkku hammastega. Midagi hullu ei juhtunud, see oli mingi väike näfits. 2 meest jalutasid seda koera, vanemat hallipaist meest. Ja nad midagi nagu ei öelnud ka, lihtsalt jalutasid edasi peale intsidenti. Tuuker tegi nagu mitte midagi poleks juhtunud, aga mina ehmatasin sellest küll ära. Oma eelmises eile filmitud koera videos ma just kõnelesin, kuidas mitte ühtegi intsidenti koerade vahel ei ole nagu juhtunud ja siis täna tuli ära. Nii et tuleb ikka nagu vait olla ja mitte nagu rääkida, sest ootamatusi võib ikka ette tulla. Aga Tuuker pani täiega tuima, nagu poleks midagi juhtunud, et see mind täiesti üllatas. Aga mingeid haavasid tal ka näos ei olnud, et ju siis läks hästi. Koer oli temast ka poole väiksem. Kui möödunud nädalavahetus oli mõnusalt soe +18 ja sai täitsa rannas päikest võtta, siis tegelikult see nädal on olnud jahe, et on olnud 13-14 kraadi ja külm tuul ja siuke tugev tuul, et 18 meetrit, 19 meetrit sekundis. Täna oli rahulikum tuul, merel olid vanad lained ja tuul oli siuke soe, et vaatamata kõigel oli tegelikult ääretult mõnus jalutada. Täna sai maha käidud ligemale 15 kilomeetrit, et seda oli päris palju ja Tuuker oli väga tubli, et ta nii pika maa nagu vastu pidas. Eestis me oleme harjunud, et kõik toidupoed on 7 päeva nädalas ja hilja õhtuni lahti. Siin väikses linnas päris nii ei ole. Et nüüd ma tulin tagasi rannast 3 ajal ja siis mõtlesin, et ostaks midagi, ostaks puuvilja, natuke süüa ja koeral oli vaja neid sitakotisid ja kõik toidupoed olid kinni, absoluutselt kõik kella 3 ajal. Mis siis ikka, et ma ei teagi, mis selle õhtuse ja hommikuse fekaalindusega õues saab, et eks ma pean natuke leidlik olema, et see ära koristatud saaks. Et need kotid said nii valel ajal otsa ja mul on mingi rull, võib isegi paar on autos, aga auto on remonditöökojas ja see on täna nagunii kinni. Nii et saab olla natukene leidlik. Aga iseenesest ma nagu toetan seda mõtet, et pühapäevati poed kinni panna, sest ega nad ei pea ju tegelikult lahti olema, et kui inimesed seda ette teavad, siis nad ka planeerivad oma ostlemist nii, et saaks varem ära tehtud. Ja poetöötajatel on ka vähemasti iga nädal 1 päev täiesti vaba, olenemata sellest, kuidas see graafik siis nagu satub.
korter, kus ma elan, on kohe suht kotsentris, et toidupoed, rand, vanalinn, vähesed vaatamisväärsused, kõik on nii-öelda kiviviske kaugusel ja jalaga ilusasti käidavad. Korteris on kokku 4 tuba, elutuba, 3 magamistuba, läbikäidav vannituba, suur köök ja 2 rõdu, millest üks siis on hästi suur ja teine köögi oma on natuke pisem ja siin ongi siis minu nii-öelda kodutänav. Ja siin on näha avar elutuba, piklik köök, siin kõrval oli kohe vannitoa uks. Ja siis ka pisikene minu tuba, ma ei tea, 10-12 ruutu, midagi sellist umbes on, et kõik elementaarne on olemas.